Tere! Kuna kõik töösuhted algavad katseajaga, siis räägimegi täna algusest ja kuidas selle töösuhtega siis õigesti liikvele minna. Ja sellest räägime Tööinspektsiooni ennetuse teabeosakonna juhtiva nõustamisjurist Sandra Kuusiga. Tere, Sandra! Tere, Piret! Ma hakatuseks kohe küsin, mis see katseaeg üldse on? Katseaeg on sisuliselt töösuhte esimesed 4 kuud, mis on mõeldud nii töötajale kui ka tööandjale siis hindamiseks, kas see töösuhe neile sobib ja vastab nende ootustele. Tööandjal on võimalik katseaja jooksul hinnata töötaja tervist, teadmisi, oskusi, võimeid. Töötaja saab siis mõelda, kas need tingimused talle sobivad ja kas need vastavad sellele, millest alguses räägiti. Katseaeg kestab siis maksimaalselt 4 kuud. Kui sõlmitakse tähtajaline leping näiteks 6 kuuks, siis katseaeg saab kesta maksimaalselt 3 kuud ehk pool lepingu kestusest. Kui nüüd see katseaeg läbi saab ja otsustatakse jätkata peale katseaega, kas siis töötasu ja töötingimused automaatselt peale katseaega kohe muutuvad? Töölepingu seadus seda otseselt ei sätesta. See peaks olema töölepingus kirjas. Nii praktikas ka tihtipeale tehakse, et korraga lepitakse kokku, et katseajal on üks töötasu ja peale seda teine summa. Aga kui räägitakse lepingueelsetes läbirääkimistel sellest suuliselt, et suuline lubadus on peale katseaega töötasu tõsta, siis see on pigem problemaatiline. See tuleks kohe korraga kirjalikult fikseerida, et peale katseaega on siis töötasu tõus ja mis summas. Muud töötingimused ka saab korraga kokku leppida tähtajaliselt, et katseajal on need ühed ja peale katseaega teised. Üldiselt töölepingu seadus seda siis ei sätesta, kas peale katseaega peab töötasu muutma või töötingimusi muutma. See on kõik poolte enda sätestada ja töölepingusse kirja panna. Kui nüüd juttu oli, et katseaeg kestab 4 kuud, aga kui näiteks töötaja haigestub, praegu inimesed väga tihti haigestuvad ja on näiteks 6 aega töövõimetuslehel, kas siis katseaeg pikeneb automaatselt või kuidas sellises olukorras käitutakse? Töölepingu seadus otseselt ei sätesta, kas katseaega saab peatada, katkestada, kas katseaeg pikeneb või mitte. Seega praktikas on selle kohta päris palju küsimusi ja vaidlusi tulnud, ka meie poole tihtipeale sellega pöördutakse. Nii, kuna töölepingu seadus otseselt ei sätesta, kas katseaega saab pikendada või mitte, siis tulebki lähtuda kohtupraktikast. Selle kohta on ringkonnakohtu kaasus, et katseaega ei saa pikendada haiguslehe tõttu, küll aga puudub otseselt Riigikohtu praktika. Seega selle katseaja pikendamisega tuleks väga ettevaatlik olla. Samas on täna menetluses seaduseelnõu, mis koondaks kõik katseajaga seotud paragrahvid, seotud regulatsioonid ühte paragrahvi. Täna on tegemist ainult seaduseelnõuga, seega on keeruline kommenteerida, kuidas ja millisel kujul see vastu võetakse. Aga praktikas on seda tõesti suur takistus tööandjatele, kui töötaja on pikalt katseajal haiguslehel ja ta on keeruline hinnata. Seega täna olla ettevaatlikum tasuks ikkagi mitte katseaega kindlasti pikendada ja mõeldagi, et kui teda töötajat ei ole saanud hinnata ja te näete, et on kahtlusi selles, kas ta saaks tegelikult peale katseaega töösuhtega hakkama, siis pigem see töösuhe kas öelda ülesse või arvestada selle riskiga, et mis saab siis temast peale katseaega, et siis on natukene keerulisem temaga töösuhet üles öelda. Kui nüüd töösuhte kestel või selle katseaja kestel emb-kumb pooltest leiab, et töötaja leiab, et see töö ei ole päriselt tema jaoks ja tööandja leiab, et võib-olla ka see töötaja ei ole päriselt tema jaoks, et kuidas siis peaks käituma, kui kumbki pool soovib selle töösuhtes katseajal üles öelda? Katseajal peavad mõlemad pooled, nii töötaja kui tööandja ette teatama ülesütlemisest 15 kalendripäeva. Erisus on see, et töötaja ei pea katseajal ülesütlemist põhjendama. See on korraline ülesütlemine, ta ei pea sinna kirjutama, et miks ta tahab töölt lahkuda. Tööandja peab alati töösuhte ülesütlemist põhjendama ja katseajal tuleb ette teatada 15 kalendripäeva. Nii töösuhte saab üles öelda ka katseaja viimasel päeval, aga sellega tuleb selles mõttes olla ettevaatlik, et kohtupraktikas on seda pigem problemaatiliselt käsitletud. See on alati tööandja kahjuks olev asjaolu, sest kui on pikalt ilmnenud töötajaga probleemid, siis kohus või töövaidlusorgan alati kaalub, et miks tööandja ootas selle ülesütlemisega nii kaua. Selline hea kaasus tuua näitena, kus klienditeenindaja
oli alguses siis seal töökohal praktikal 2 kuud, peale seda oli tal 4 kuud katseaega, töötas siis kokku 6 kuud sisuliselt samade ülesannetega, aga tööandja ütles töösuhte üles katseaja viimasel päeval ja tõi siis sinna rida rikkumisi. Näiteks, et klienditeenindaja oli saanud negatiivset tagasisidet klientide käest, töötas pulmakleidisalongis, kliendid olid kirjutanud, et töötaja halvustas nende kehakaalu. Kuna see oli korduv, aga peale seda hoidis tööandja teda veel seal pikalt tööl, eriti kuna see 6 kuud on ikkagi päris pikk aeg, tegi veel seda praktikat samade tööülesannetega, siis kohus leidis, et tööandja tegelikult ei pidanud neid rikkumisi, mida ta ülesütlemisavaldusesse kirja pani, oluliseks, kuna ta ootas katseaja viimase tööpäevani. Et sisuliselt on siis võimalik töösuhet üles öelda katseaja viimasel päeval, aga sellega tuleb olla ettevaatlik, sest kohtupraktikas seda on niimoodi käsitletud, et kas siis ikkagi tööandja pidas neid rikkumisi oluliseks või mitte. Et kui tööandja tahab katseajal töösuhet töötajaga üles öelda, peab ta selle kindlasti siduma katseaja eesmärkidega, mis, nagu ma eelnevalt ütlesin, on siis töötaja tervise, teadmiste, oskuste ja isikuomaduste hindamine. Selle katsel ülesütlemist ei saa kasutada, kui ilmnevad muud rikkumised, näiteks kui töötaja on oma lepingut rikkunud, näiteks kui ta on tööle jätnud ilmumata või kui ta on rikkunud konkurentsipiirangut või saladuse hoidmise kohustust. Need on eraldi ülesütlemisalused, siis tuleb kasutada üldist ülesütlemisalust, mis on töölepingu seaduse paragrahv 88 lõige 1. Samuti kui katseajal ilmneb koondamise olukord ehk kui töömaht väheneb, töö lõpeb või töö korraldatakse ümber, siis ka katseajal tuleb ikkagi töötaja koondada. Koondamishüvitised on samad, etteteatamistähtaeg on 15 kalendripäeva, aga ka katseajal töötajale tuleb maksta 1 kuu keskmise töötasu ulatuses hüvitist koondamise puhul. Seega see ülesütlemisavaldus peab olema tööandja poolt selgelt seotud siis katseaja eesmärkide mittetäitmisega. Seal ei saa esineda lepingu rikkumist ega koondamise olukorda. Aga mida mõlemad pooled siis saaksid katseaja kestel teha, et mitte jõuda sinna ülesütlemiseni, vaid ikkagi pigem sinna, et see töösuhe saaks jätkuda? Katseajal on väga hea praktika pidada katseaja vahevestlusi, et sellest on kasu nii tööandjale kui ka töötajale. Seal saavad mõlemad pooled rääkida, kuidas neil on läinud. Töötaja saab tuua näiteks välja, kui tal on jäänud väljaõppes või juhendamises mingeid puudujääke. Tööandja saab välja tuua, kuidas ta näeb, et töötaja saab tööga hakkama ja mida sealt saaks parandada. Kuna katseajal ei näe seadus ette otseselt, et töötajad peab hoiatama, siis see katseaja vahevestluste pidamine ja nende kuidagiviisi kas protokollimine või kirjapanemine, salvestamine on väga hea, et mõlemad pooled saavad siis seal suhelda ja mõelda, kuidas paremini edasi minna. Tegelikult on 4 kuud pikk aeg ja neid pidada kas mingi intervalli tagant on väga hea mõlemale poolele. Üldjuhul alati töösuhetes on see, et mõlemad pooled peavad üksteisega suhtlema. Tavaliselt ei tea tööandja, kui töötaja leiab, et tal on puudujääk väljaõppes, tal on vaja rohkem juhendamist, et sellised asjad tuleb lihtsalt omavahel selgeks rääkida. Samuti on väga hea praktika, kui töötajale määratakse katseajal mentor, et keegi teine kogenum töötaja, kes saab teda juhendada, aidata sisseelamisega. Sellised asjad on väga head asjad, mida kasutada siis katseajal. Sandra, mis on need kokkuvõtvad mõtted, mis seda klippi ja katseaja teemat võiksid lõpetama jääda, et mis võiks kuulajatele sellest teemast nagu peamiselt meelde jääda? Edukaks katseaja läbimiseks peaksid mõlemad pooled kindlasti omavahel suhtlema. Tööandja peaks rääkima töötajaga, kui ta näeb, et tal on puudujääke, ta ei saa tööga väga hästi hakkama. Kindlasti teha seda enne, kui katseaeg hakkab läbi saama. Väga hea praktika on teha katseaja vahevestlusi või määrata töötajale mentor, kes saaks teda katseajal juhendada. Samuti töötaja peaks kohe esimesel võimalusel tööandjaga rääkima, kui ta leiab, et tal on vaja lisaabi või juhendamist. Alati saab mõlemad pooled pöörduda meie poole Tööinspektsiooni poole. Meie infotelefon 646 000 vastab esmaspäevast reedeni kella 9:30. Meil on ka tööeluportaal, kus on palju artikleid nii katseaja kohta kui ka töösuhete, töökeskkonna kohta üleüldiselt.